Jaa. Urmas Paet, kuidas siis sellega ikkagi on? Kas te lähete Euroopasse või jääte Eestisse? Koostöös meie paljude heade koostööpartneritega oleme jõudnud otsusele, et praeguses geopoliitilises olukorras vajab Eesti häid ja tugevaid inimesi välispoliitikasse, kellel oleks selge ja tugev poliitiline kreedo. Nii et ma arvan, et sellest johtuvalt on kindlasti kõige parem, kui ma lähen ja teen selle otsuse võimalikult ruttu ära, et kas ma jään Eestisse või ma lähen ikkagi Euroopasse. Aitäh! Mihkel Raud, värske sotsiaaldemokraadina, mida teie Eesti poliitikasse uut toote? Ma jätame hetkeks minu selle poliitikakarjääri kõrvale ja tuleme minu kui šovinistliku saatejuhi jälgiks siis minu eelmise elu juurde tagasi ja küsime lugupeetud ära eks-välisministrit Urmas Paedalt, et mis hämamine see praegu oli? Ma saan aru, need saatejuhid on siin noored, ebakompetentsed, higistavad, plädisevad, plödisevad, kurk kuivab ja kõik mis veel, aga Urmas, küsimus oli väga lihtne. Anname selle neile andeks. Küsimus oli väga lihtne. Kas sa oled otsustanud või sa ei ole? Kas sa tahad olla Eesti Vabariigi välisminister või sa tahad olla Europarlamendi saadik? Sest et viimati, kui mina järele vaatasin, on ikka asjal vaks vahet. Koostöös meie paljude heade koostööpartneritega kutsun üles enda oponenti rahunema. Rahu, Mihkel, abi on teel. Eesti välispoliitika on kahtlemata kindlates kätes. Selle kinnituseks ma võin öelda, et selle 9,5 aasta jooksul, mil mina olen olnud Eesti Vabariigi välisminister, ühtegi otsust minul ei ole tulnud vastu võtta. Ma usun, et see on alusväärtus, millest lähtun ka edaspidi ning jätkame täiesti kindlal iseseisval välispoliitilisel kursil, milleks on siis ükskõik kohon suundumas Ameerika Ühendriigid või siis Euroopa Liit või siis ikkagi Ameerika Ühendriigid. No see oli ikka täielik jama praegu, see oli ikka jama, Urmas, lõpeta ära, kui poliitilised ebakorrektselt väljendada ennast, see oli ikka šaiše, noh. Ma ei ole Edgar Savisaart, tema on parimatel päevadel ka kuulnud rohkem vähem demagoogilist juttu suust väljamas, kui sina siin praegu, kui ta kuskilt Sotsist või Põhja-Koreast mingisuguse sõpruslepingu jälle tagasi tuleb. Tervist. Tallinna rahvas, tere õhtust. Ma vastaksin endise teleajakirjaniku süüdistustele Tallinna TV kaasabil. Kaamera käib, väga hea. Mihkel, ma ütleksin sulle sama, mida ütles Jürgen Ligi Kadri Simsonile. Mis ta ütles? Tema sisserändaja poeg Roosast parteist peaks olema väga ettevaatlik. Ei, seda ta ütles Ossinovskile. Õige. Suured kaunid silmad on alati olnud kinnise suukohal. Seda ta ütles Kaja Kallasele. Õige. Ole vait, ära kaaguta. Vot just. Mihkel, ole vait. Ära kaagutaks, ole. Ära palun lihtsalt, ära kaaguta, Mihkel. Keskerakond on ikka rünnatud. Ründas Ansip, ründas Laar, ründab see uus noor Tarvo või Taavi või Koagmaier või mis ta nimi on. Aga Keskerakond on muutunud sellest ainult tugevamaks. Monika, kutsu Siret, lasta alistab terjuugidele, lasta too mulle tabletid, mul hakkas halb praegu.